Niisiis, ma õpetan ühe loo, Greylender. See on G-tuurist, G-nootamuse. Võtame kõigepealt meloodia ja siis vaatame saadet, mis siin erinevaid põnevaid akorde kõike saab teha. Eks ole? Nii. Ma panin telefoni niimoodi salvestama, et siis on nagu pilli näha, aga mind väga hästi ei ole, aga ma arvan, et sellest ei ole ka hullu, eks ole. Nii. Kolmas osa on teisega üsna sarnane ja seda kolmandat ma vahest mängin niimoodi. Ehk siis need samad sekstid lähevad siin. See on nagu üks keel jääb nende vahele ja siis ma seda mängingi lahtiselt. Ja niimoodi edasi üles alla. Võtta kiiremini nagu normaalses tempos. Ja siis nüüd saate osa. Tavaliselt ma alustan siit alt poolt, või tähendab ülevalt poolt, sellise nagu burdoon saatega. Ja burdooniks on mul siis, kuna see on G, helistik on G, siis burdooniks ongi see lahtine G. Siis võtan siia veel oktavi ja siis veel kvindi. Alustan sellisest üsna nagu, niimoodi nüüd natuke näha ka, alustan sellisest üsna avarast kõlast ja samas nagu tertsi ei ole, et on selline mõnus kristalline. Ja see on üks asi, millest ma lähtun päris palju, kui ma saadan, eriti kui lugu algab, et ma võtan nagu selle burdoonkeele, enamasti lood on ju G-st või D-st või ma ei tea, A-st. Et siis need kõik on kitarril olemas siin need burdoonid. Ja siis ma hakkan siit vähehaaval ehitama seda saadet niimoodi niisugusest kitsast ja siis minema nagu allapoole rikkalikumaks. Ja näiteks, et siin siis seal peaks minema neljandasse C-sse. Et siis ma liigun ainult ülemise häälega. Ja siis jälle
on 5. ja 5. puhul ma võtan, et see ülemine on ikka siin ja siis see esimene läheb 7. aga burdoon G on ikka seal samas. Tekib siuke akord ehk siis no vot. Ehk siis kui sul on vaja 4, siis liigutad ülemist häält siia. Kui sul on vaja 5, siis alumist häält allapoole. Sama asi on juhul, kui sa oleksid näiteks D-tuuris. Jällegi, kvint on siin. A. Ja sellest niimoodi 3 tuuri saata on lihtsalt alguses selline hästi staatiline. Kui läheb B ossa, siis minu poolest jällegi samamoodi hakkab 4. või tähendab 5 ja siis või tähendab esimene ja siis 4. Esimene, 4, 5, esimene, 4, 5, esimene. Või siis saab ju esimest võtta ka nii. Siit me jõuamegi tertsi süsteemi, et võib öelda, et siin on väike süsteem selle tertsidega. Et mulle meeldib liikuda tertsidega helistiku piires. Niimoodi, et jälle seesama burdoon on siin. Ja siis ma siin üleval selle tertsiga liigun näiteks alla. Burdoon jääb samma kohta. Tekivad siuksed akordid. Ja ma liigun siis G-helistiku sees on ju, selle samade tertsidega. Ja nüüd nagu see teine osa oli, eks ole, ja kolmas osa on sama harmooniaga põhimõtteliselt. Ta esimene, 4, 5, esimene. Ja siin on see nüüd trikk, et tundub, et ma liiguks nagu 6. on ju. Et kui esimene, siis ma liigun lihtsalt 2 astet allapoole. Ehk siis oleks nagu 7, 6 on ju. Ja mõnes mõttes ongi, kuna mul on ainult see on sama on ju, mis see burdoon. Et siis siin ongi kahehäälne akord ja ta nagu mõnes mõttes võibki olla 6 või siis 4. 6 ja 4 ongi selles osas nagu sugulased, need akordid. Ja 5 ja 7 on samamoodi, eks ole, sugulased. Ehk siis ma võin vahest mõelda ka niimoodi. Esimene, 6, 7, esimene. Või siis esimene, 4, 5, esimene. Aga alati, kui ma mõtlen 7, siis see tõenäoliselt kannab nagu 5. funktsiooni, eks ole. Nii et nad on nagu justkui peaaegu et sama asi, väga lähedalt seotud. Mingil määral on 2, 4 ja 3 ja 5 omavahel ka seotud, aga siin praegu mitte nii hästi. Näiteks proovime korra. Noh, läheb natuke dissoneerima. Niisiis, aga nüüd me saame veel hüpata ju nendega täitsa 4. Praegu oli 6, 7, esimene. Aga siit 6. alla tuleb 5 ja 4, päris 4. Ehk siis ja nüüd, et lahendada seda esimesse, siis ma ei karga siia. Võib karata ka, aga see on liiga suur hüppe.
vaid ma panen lihtsalt siia. Ja nüüd me oleme jõudnud selle sama kvindipurdooni juurest pöördega alla kvardipurdooni. Et oleme jällegi toonikas ja siis siin saame sama asja teha, et kas liigutad ainult ühte häält. Näiteks. Et siit viiendasse minna, liigutan esimese hääle 7. Et minna 4. siis 5. hääl 4. Nüüd läks natuke sassi selles osas, et enam see ei ole see tertsisüsteem, vaid see sama ühe hääle liigutamine. Aga ma mõtlesin, tasub see ikkagi korra ära mainida. Nii, ja siis nüüd jätkates siit tertsi loogikaga, siis praegu oleme selle esimeses oleme nagu kvardis justkui. Aga et nüüd minna 4. siis võtame selle 5. ja esimene. Ja nüüd kolmas osa või C osa, seal ta läheb ja sinna sobib nagu 6. või 4. Ehk siis lähengi tertsiga järjest edasi. No võt, siin juba selle ülemise 3 keele peal praegu on kogu see asi käinud, eks ole. Et sellest juba saab ehitada niisuguse maailma, kui sa mõtled lihtsalt horisontaalselt, mitte niivõrd vertikaalselt, mis noh. Ja see sobib tegelikult kitarrile väga hästi. Ja veel üks bass, mis on alati toimib ka niisuguse pika purdooniga, on ju meil dominant. Ja isegi, mis ma siin loos teen, on, et ma tõmban selle ja siis veel G-purdooni ka juurde. Kahtlemata paneb siukse lisapinge nagu dominandi peal kasvatada nagu seda. Vaatame korra näiteks, võtame selle C osa, ehk siis võtame B osas tegelikult. Praegu olen veel G selles purdoonis. Ja nüüd lähen D peale. Ja siis isegi vahest mõtlen talle niimoodi oktaviga selle D, ongi puhas D purdoon. Praegu kõlab lahtine E ka juurde. Aga ega ta väga ei häiri ka. Ja siis lahendan ta suurde G-sse ära. No võt. Nüüd üks veel sama see purdooni mõtlemine. Liikuda jällegi esimesse 7. on, et ma võtan tupelt purdooni siia. G-noodi D-keele peal. Ja ühtlasi on siin lahtine G, mis kõlab täpselt samamoodi. Ja ma saan liikuda sellega.
harmooniat, mis ei ole nagu konkreetselt kolmkõlad, vaid niisugune modaalsem, samas mingi funktsioon tal on, et tunned, et oi, harmoonia muutub. Ja siis üks selline võtte konkreetne, selle sõrmega võtan ülemist 2 keelt, lahtine G on siin ja siin on veel D keele pealt G-noot. Alumist 2 ei mängi. Ei olegi võib-olla nii mugav, aga kõige mugavam siin on teha sellist asja. Väikse sõrmega võtan siia sellise akordi. See oleks nagu 4. Väga ilus. Ja siis seesama akord. No selle peal ühesõnaga, see on siuke vahepealne register. Me olime siin päris üleval ja nüüd oleme siin vahepealses. Ja siis dominant või see D aitab ka nagu üle minna päris madalale vahepealsele. Ja siis siin sai kasutada on ju neid samu tertse. See on nüüd täissaade sellise täisvõimsusega. Tavaline see lihtne G, mis siis tertsi ei ole, on ju. See teine keel või 5. keel on summutatud minu selle teise sõrme poolt. Ja see on siuke akord ja siin ma muudan lihtsalt basse. Toon siis 3. See on 4. bassi. Tihtipeale ma lihtsalt muud ei lisagi, panen ainult 4. siia ja summutan D-keele jällegi teise sõrmega ära. Siin oli 4. 3. vahel käib kogu aeg. Ja siis 5. Seda võib võtta ka, kui tahta iga hinna eest tertsi vältida. Aga siia võib muidugi võtta ka selle 4. Natuke mahlakam. Aga mulle vahest meeldib lihtsalt seda bassi hoida nagu eralduses ülemistest keeltest. Ja siis ma vahepealset keelt seda ei mängigi. Sest ta on nagu niisugune, jätab kuidagi sellise tühjema mulje, nagu tühjem kõla niisugune, samas nagu avar. Ei mudasta liiga palju. Siit D-st võtan pöörde ja ülemist keelt ei mängi. Et ma lihtsalt D peal ei püsi, et ma pigem ikkagi juhin teda ja
esimesse tagasi läbi selle 7. ja 7 on siis, eks ole, 5. terts. See on kõik nagu seotud niimoodi, see harmoonia, nagu me teame. Jah, siis B-osa. Esimene, 4., 5., esimene. See peaks olema see 5. bass. See oli teine osa, nüüd 3. läheb. Ja siin ma olen teinud sellist asja, et et siis on esimene, 5. nagu moll 7. D-fis bassiga. Ja siis nüüd esimene justkui, aga ma võtan siia 6. astme ka juurde. Vabandust, vale meloodia. See on nüüd see põhiharmoonia. Mängin korra terve selle põhiharmoonia. Üks võimalus on veel, mida siin teha kõike annab. On, eks ole, liikuda all siis pööretega mööda kaela üles. Näiteks see sama C-osa. Siin saab liikuda järjest akordidega, järjest 3 kõladega, igal astmel uus, ehk siis nagu G, A-moll, E-moll, C, mai. Ja need on sellised võtted. G on tavaline. A-mollis ma kasutan sellist asja. Et tulen lähemale vahel. See tuluke on seal taustal. Teine keel või õigemini 5. A-keel, see on summutatud teise sõrme poolt. Ja siis nüüd liigun siia. Siuksed mõnusad akordid. On võtta pöörded, ehk siis ikkagi jätkata sellega, et on esimene. Seda ei saagi väga hästi teha. No, jäägu see teise loo jaoks, siin on isegi praegu palju
palju infi juba. Nii et siis praegu on natuke võib-olla isegi liiga palju asju selles ühes tee jahtub ära kohe, nii pikk video tuli. Selles ühes loos hästi palju elemente, aga ma arvan, et sa võiksidki pusida nende ikkagi need ükshaaval kõik läbi, et saad aru, mis seal toimub. Jah, osalt on see nagu Bourdauni mõtlemine, teisalt seal on alati ikkagi see funktsionaalne mõtlemine ka sees. Et sul on Bourdaun all ja üleval on väiksed muutused, mis näitavad akordi nagu muutumist. Et kui tuleb ikkagi C-sse, siis seal mingi asi juhtub ja kui tuleb dominanti, siis samamoodi. No võt, head pusimist.